Viimasel ajal on prokuratuuri ümber tõusetunud väga suured teemad ja tsiteerin siin praegu kahe õigusalase spetsi arvamust. Endine juhtivprokurör Margus Kurm ütleb oma arvamusartiklis, et prokuratuur tuleb laiali saata, sellepärast et maksumaksja raha eest ei ole vaja pidada asutust, mille tegevused inimesest aru ei saa ning mis käivitab ühiskonna hirmu ja ebakindlust. Teine autoriteet, keda ma tahan tsiteerida, ja kelle arvamus on veel karmim, on endise Riigikohtu esimehe Eestis nimetatud kohtunik Euroopa Inimõiguse Kohtus Rait Maruste arvamusartikkel Postimehes 13. jaanuaril, mille pealkiri on prokuratuuri tegevuse kohta on prokuratuuri mentaliteet. Muuhulgas märgib Maruste, kuigi inimesed on selles asutuses vahetunud, on prokuratuuri mentaliteet jäänud suuresti muutumatuks. Kahjuks. See on miskipärast võrreldav nõukogudeaegse asutuse omaga, kui prokuratuur toimetas kolmnurgas Eestimaa Kommunistlik Partei, Keskkomitee, administratiivorganite osakond ja riiklik julgeolekukomitee ehk siis KGB. Selle mentaliteedi nimetus on repressiivsus, karistamatu, vastutamatu repressiivsus. Sellist olukorda ei saa enam lubada ega taluda. Sellesse eelnõusse, mida ma üle annan, on märgitud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu, millega siis täiendatakse karistusseadustiki prokuröri poolt kohtumenetluses lubamatu toimingu tegemise paragrahviga ja kõik need rikkumised on, mitte kõik, vaid osalised rikkumised on siinsamas eelnõus olemas prokuröride poolt. Aitäh! Aitäh, härra juhataja, head kolleegid! Me hakkame täna siin mõne aja pärast arutama otsuse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks. Ma ütleks, see Eerik-Niiles Krossi poolt välja mõeldud selline poliittehniline eelnõu, et kuigi komisjon moodustatakse õilsatel eesmärkidel, et uurida Venemaa mõjutustegevust, siis eelnõu ise on, nagu ma ütleks, huvitav pehmelt öeldes. Loomulikult tuleb mõjutustegevust uurida, aga näiteks on koalitsioonijõududega juba komisjonis tagasi lükatud ettepanek, et uurida ka seda, kas on tehtud ebaseaduslikku äri Venemaaga ja ka seda, kas see ebaseaduslik äri on toetanud Venemaad sõjas Ukraina vastu. Selle on koalitsiooni häältega õiguskomisjonis näiteks tagasi lükatud. Lisaks on öeldud, et moodustame selle uurimiskomisjoni võrdsetel alustel, andes igale koalitsioonierakonnale 2 kohta ja opositsioonierakonnale 1 koha. Ja ka jälle vastavasisuline ettepanek, mis ütleks, et teeme võrdsetel alustel tõepoolest, et kõik Riigikogus olevad erakonnad saavad seal 1 koha ja siis uurimegi, sest see koalitsioon ja opositsioon on sellised ujuvad ja volatiilsed mõisted. Ja sellega seoses annan ma üle meie fraktsiooni poolt eelnõu, millega me ütleme, et uurigem Eesti huve kahjustavat mõjutustegevust Eestis, mis on lähtunud Venemaalt või mõnest muust välisriigist või on lähtunud mingisugustest organisatsioonide poolt. Mõelgem siin kas või sellele, et jätkuvalt on surve juhuenergeetika arendamisele ja nii edasi. Ja lisaks teeme selles eelnõus ettepaneku, et teemegi tasakaalustatud uurimiskomisjoni, kus on esindatud võrdselt kõik Riigikogus esindatud erakonnad. Nii et siis saab koalitsioon oma eelnõu tagasi võtta ja minna edasi palju parema eelnõuga. Aitäh! Ja suur tänu! Ma ei hakka pikalt rääkima ega kordama üle neid argumente, mille ma esitasin eelnõu teise lugemise ajal peetud kõnes, aga lühidalt markeerin siiski uuesti ära, et kõnealuse eelnõu puhul on jällegi väga tõsine kahtlus, kas see on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega või mitte. Ja eriliselt tuleks sellele küsimusele tähelepanu pöörata ka Vabariigi presidendil, kui see seadus peaks saama täna siin vastu võetud. Küsimus on lihtsalt selles, kas ettevõtlusvabaduse piirang, mida eelnõu ette näeb, on kooskõlas põhiseadusega ja täpsemalt, kas see piirang on reaalselt vajalik. Teatavasti selleks, et põhiseaduslike õiguste riived oleksid põhiseaduspärased, peavad need olema mitte ainult sobilikud, vaid ka vajalikud ja sealt edasi proportsionaalsed.
Ja mina väidan ja mitmed teised väidavad, kes on avalikus arutelus sel teemal ka sõna võtnud, et sama eesmärki, head eesmärki, mida ju keegi ei vaidlusta, tagada hoiustajate huvide kaitse, oleks võimalik saavutada palju vähem seda põhiseaduse paragrahvis 31 sätestatud ettevõtlusvabaduse põhiõigust riivavate meetmetega, muu hulgas tõhusama järelevalvega hoiu-laenuühistute tegevuse üle. Samuti künniste seadmisega läbi selle, et siis need hoiu-laenuühistud saavad opereerida ainult teatud liikmete arvu puhul või kaasata ainult teatud mahus hoiuseid. Kuna kumbagi nendest meetmetest pole tõsiseltvõetavalt kaalutud, et hinnata, kas nendega oleks võimalik saavutada kas täielikult või vähemalt olulises osas sama eesmärk, mida saavutatakse praegu palju rohkem riivavate meetmete kehtestamisega, siis see juhatabki meid selle arusaamiseni, et pole välistatud, et tegemist on põhiseadusvastase eelnõuga. Selle tõttu mina kutsun mitte selle eelnõu poolt hääletama, aga kui see siiski vastu võetakse, siis presidenti hindama väga tõsiselt, kas seda on võimalik välja kuulutada või mitte. Aitäh!